kuidas siis on tõusud ja? Väga ilus jooksuosa on. Oleks ainult endal jaksu joosta. Tegelikult on väga äge. Võtan praegu mul pärast rattasõidu ajal nii palju batoone söödud, et jooksu ajal käis suus ringi ja ei tahtnud üldse alla minna, et jooksu ajal ma olen ainult joogi peal. Mitte ainult sina ei räägi sihukest juttu. Ja meie. Nii! Üks minu enda kotike pidi ka siin olema. Ja. See. Vana-Tallinnad. Jaa. Mul on juba välja ulatasin, jaa. Jaa. See on spordijook, Coca-Cola. Ma vaatan. Jah, võtta rahutud. Ajad vale juttu, ei ole Coca-Cola. Ertse-Cola on see. Ertse-Cola, okei. No võt, pärast siin saad disklahvi. Põhimõtteliselt üks sama asi peaaegu. Ta võiks sarnane olla küll, jah. Kui tihti ei joo, siis ei vahet ei tee. Jaa. Soomlane on su ees, väga kaugel ei ole. Ma arvan, et sa püüad ta kinni, sest kui sina jooksed ja tema kõnnib, siis ma arvan, et... Ma ei tea, kui pikalt ma jooksen veel. Okei. Ta teeb powerwalki, jaa. Ei, ta tema teeb jah, tema paneb keppidega, nii et ma arvan, et sa varsti saad ta kätte. Kuigi tundus, et ta vist oli loomakartlik. Me hirmutasime ta ära, ma arvan, me hirmutasime ta ära. Nende Eesti loomadega siin. Kellega ta kohtuda või? Iga prõks võib-olla on tema jaoks košmaar. See on meie töö. Kuigi eelmised 2 tükki olid mingisuguse metsa ja karjaga kohtunud, nii et selles mõttes... Metsa ja karjaga või? Jah. Lastega koos, jah. Nii. Keedid ennast lähevad sisse, nii et sama võin tarbida. Ja siis ma tahaksin, kas teed spordijooki ka veel annale? Ikka on, jah. Mul on terve suur tünn on seal. Paneme sulle vett, lisavett? Ei, ma panen lihtsalt siia seljakoti pohti. Paneks päris palju tegelikult. Aga igaks juhuks paneks täis, mine tea, mis saab. No, kes üld teab, missuguses põõsas sa istud pärast ja lürbid seda. Sa oled võib-olla mingit valet asja joonud. Viimeses punktis võtsin sealt ka topsiga spordijooki, värskat ja Coca-Colat ja Ertse-Colat. Ja kuidas siis teine punkt või eelmised punktid välja näevad? Sarnased? Üks rattapunkt oli, kus oli 2 noort neidu, see oli natukene selline, et nad ei olnud väga huvitatud meist. Nad tahtsid seal ise olla või? Nad olid väga... Küsin, et kas on palju ootamist. Vaikselt ütlesid, nojah, on küll. Nad ei olnud väga allist suhtlema. Nad olid juba ära külmunud sinna või? Ei, no see oli rattasõidu mingi eelviimane punkt äkki või? Okei. Võib-olla nad ei olnud kursis asjaga, mida tuleb teha. Ei tea, jah. Nad lootsid, et... Aga eelmises punktis, nüüd jooksupunktis eelmises, seal olev neiu, ta oli juba väsinud, et ütles, et vabandas ette, et ta ei jaksa enam kaasa elada kõikide. Kas sa sääsetõrjet tahad? Ma eelmises punktis lasin peale ja praegu nagu enam nii palju ma ei pane tähele. Okei, eks ise otsus. Enam aju ei reageeri. Aga võtta midagi soolast tule. Ja ma vaatan, mul... Jah. Kolisite siia punkti ümber ja enne olite rattapunktis ka. Ja. Ja ma saan aru, need võtate maksimumi. Vabatahtlikke vist ei olnud nii palju võtta, et siis arvati, et 2 punkti peaks meile hea olema küll. Nagu nii kuskilt kaugelt tulnud olema, siis vahet seal on. Riskin soorase söömisega. No.
korraks jooksus mingisugune 8. või 7. kilomeetri käisin põsas sital natukene. No eks ikka. Seni on põhi pidanud, nii et ei tea, kas riskida. No vaata, kuidas tunne on. Variant on see, et aja endale kuskile taskusse või mida iganes. Noh, võid sa mingid vorstisid kaasa võtta. Siit enam ei ole vist palju veel, mingi 16. 16 jah. Nii nad räägivad jah. Nii nad väidavad, äkki sa jah. tahad veel vana lalined saada? Kas sa kannatad? Hea, julge minna. Ei, lasta praegu olla. Okay. Ma küll täna õhtul sõitma ei pea, et siis ööbin siin samas Karula keskusega. No ma arvan, et see on selleks ajaks ammu juba läinud. Yeah. Ära lahtunud. Toetada kuskilt Ara. Jah, küll me leiame selle. Jah. Sammus on. Nii, nüüd asjad tagasi. Nii sellest ära ei kao. Jaa. Saan päris palju batoone kuhu tagasi viia. Naine on mul ilmselt killukoera üle õnnelik. Mina batoone ei taha vist nii tükk aega süüa. Võib-olla teil aasta. Järgmine aasta uuesti. Kas on tahtmine järgmine aasta uuesti tulla? No praegu veel vara öelda. Aga kui ma ühe käest küsisin, et miks ta tagasi tuli, siis ta mõtles jooksu pärast. Et talle ilmselt jooksurada väga meeldis. Aga noh, selleks tuleb enne 180 kilti vändata või mööda maastikku, et ma ei tea. Aga tegelikult jooksurada on väga ilus küll, kahju, et ma natukene osalt pimeda peab olema, aga noh, suva see. Aga päris palju on liikunud seda jooksurada, jah? Ja ei, see on väga maaliline on olnud siiamaani, et ma olen ise ka väga rahul. Ja rohkete tõusudega ja... Jah, seda küll. Ja näed, siin saab tulla Võtame mõnuga. järve äärde. Noh, siin see soomlane nagu võrdlemisi lähedal, see on natukene suva praegu, et võitlus rohkem iseendaga, et tahaks lihtsalt hea tundega lõpuni jõuda. No aga põhimõtteliselt on arvatavasti võimalust tost mööda minna. Ma arvan ka, et ta oli ka üsna kutu juba asjata. No ta oli siuke kutu nägu küll. Ta seal vaikselt juba pidi kõikuma ühest äärest teise. Okei. Minul isegi siis nii hull asi ei ole. väga ilus samm oli. Kerge sammuga tulite siia. Veel oli. Jooksupaus, need kõnnipaus on olnud, et ongi see kõnd ja see vaheldumisi, et... Intervalltreening, jah. Mõnes mõttes küll, natuke lihtsalt säästan ennast, et oleks hea enesetunne. Nii. 16 on veel minna, jah. Kuusit edasi tuleb minna. Siit lähed tagasi, sealt üle selle, noh, mäenurga lähed ja siis on nool näitab sulle kohe paremale. Ehk sisuliselt lähed siit mööda teed natuke tagasi. Pimedus on saabunud. Nii. Aeg nüüd ära vormistada see asi. Jaa, ainult vormistamise küsimus. Esialgsest küll mingi tund 2 kauem, aga pole hullu.
No ikkagi. Esialgsest plaanist. No ikkagi. Väga tubli. Nii. Kõik. Tänud teile ja pidage vastu. Jaa, aga ilusat setlust ja jah. ikka üle Siit samast, siit, jah. lõpuni tuleb minna, jaa. Siit lähed jõnks üle nurga ja kohe nool näitab sulle. Okei, tore. Tšau. Püüa see soomlane kinni. Jah.